No nii, ei hopsti, no nii, rallisõbrad, amatöörid, ässad. Näete, ilm on jälle niimoodi, päike läks ära, ma tahtsin minna, et lähen istun välja ja sealt teen ilusa toreda vidukese. Aga noh, nüüd filmib see telefon mul kõhtu ka veel peale selle kõigele lisaks. Ma panen natuke niimoodi keerame ülespoole, siis äkki kõhtu ei filmi. Ja natuke pimedavõitu, aga no midagi teha ei ole. XXL, see on kõva sõna. Et Kreeka ralli tulemas ja algatuseks ma ütlen, juba, et siin auhindasid, et kes tahaks panna midagi auhindadeks, siis Askomer ehitus näiteks ütles mulle juba talvel, suht hooaja alguses, et tema paneb Rally Estoniale 4 päeva rallipassi ühe. Ja nüüd on siis Kreeka ralli käes, et see oleks nagu Rally Estoniale minekuks väga okei. Võib-olla tuleb midagi nipet-näpet veel juurde, seda ei tea, lubada ei julge niimoodi, et lasta olla. See on igal juhul Askomer ehituse poolt jumala tubli auhind. Nii et 1 4 päeva rallipass läheb siis seekord loosimisele, kes ära arvab, kes võidab Akropolise ralli. Ja no siis loomulikult Baltoili poolt jälle 10 liitrit klaasipesuvedelikku ja siis selline nokamüts. Seekord ma seda ainet ei anna välja, sellepärast et Askomeri poolt on niikuinii siuke kõva auhind juba niimoodi, et siis auhindasi peab kokku hoidma, ei saa kõike korraga kõigale poole jagada. Nii et okei, nii palju teen vahet, et kas siukene nokamüts või siis sellise logoga must T-särk, aga see on juhul, kui number sobib, sest mul on ainult 1 ja see on minu arust, ma pead ei anna, aga minu number peaks olema, kas on XXL äkit oli, aga minu number, niimoodi ütleme, kuskil 100 kilose mehe särk on T-särk, nii et eks siis seda saab valida. Aga selles mõttes lähme sinna ralli juurde, et mul on veel see muidu ennustus tegemata, selle ma teen siin saate ajal, et siis on nagu kõige parem seda asja teha. Et jah, ma nii kaua kõigepealt algatuseks, et meil ralli WRC2 autodega on ka Linnamäe on ja Romet Virves, rohkem vist ei ole. Ja mis ma neile poistele ütleks, vahe usutav, et neil aega on kuulata siin minu saadet, aga neile mõlemale poisile tahan öelda, need on juured kokkuked, et nad seal omavahel ei lähe hakka võitlema nüüd, et neile mõlemale eriti külma pead. Sellepärast, et vist Linnamäe vist äkki 2023 äkki, nii et üle-eelmine aasta vist pani seal päris korraliku crash'i. Vaatas ka, et tuleb hästi välja ja siis hakkas väga kõvasti vajutama. Nii et selles mõttes poisi ussid, sõidate nii kiiresti kui võimalik ja nii null riskiga kui võimalik. Et külma pead on kõige tähtsam, nii et ärge hakake seal kohe alguses niimoodi vajutama, et vähe ei ole. Algul lasete kindla peale ja siis tõusvas tempos lasete minna, et mitte nii, et kohe algul panete niimoodi ja siis on ninast makaronid väljas ja auto puruks ja siis on jamad jääd. Ja Robert Virvesel seda enam, et eelmine ralli sul tõmmati seal, pandi pidur peale, ei lubatud kiiresti sõita, nüüd äkki lubavad, siis ongi niimoodi, et mitte algul kohe pane, aga tõusvas joones, et harjud ja tibi-tobi oleks, et muidu on see asi jama. Ja siis veel siia kohale vahele ütlen, et see, mida ma ise ennustust hakkan kohe tegema, see WRC Fantasy amatööri värki. Et seal ka, pidage meeles, et seal ees muidugi käib esikoha peale, käib seal tummine võitlus, aga veel on pool hooaega minna, ei ole hullu midagi niimoodi, et keegi tohib püssi põõsasse visata. Et selle ma tuletan ka meelde, et selleks on amatööri grill, okei, aasta lõpus saab selle auhinna alles, aga noh, midagi teha ei ole. Et ette me ei saa midagi ära anda, sest rallivärk kõik võib muutuda ja
selle auhinna pani välja Argo. Ma perekonnanime ei ütle, aga Argo pani selle välja ja tehti see Infatar või kuidas see Vilma, ma ei saa öelda praegu, aga ilusti tolle Vilma poolt on ka vägev kott kohe, kus sees on rooste vabast ja värgist, et selles mõttes on jumala äge asi. Et selle loosime siis aasta lõpus välja. Nüüd ma pean prillumid ette panema, et siis ma saan selle ennustuse teha, siis ma saangi natukene rääkida ja ongi korras ja siis ei ole video pikka ja video tehtud ja oleks nagu aeg teha. Ma usun, et homme peaks tulema ka äkki, et Park Fermee saade, ma usun, et küll nemad seal räägivad hästi palju tarka juttu meile. Nemad on seal ilusti tublid ja kõik on ette valmistatud. Minul näed ei ole aega, ma ei tea, see aeg kaob igale poole nii ära, et no, täitsa õudne on kohe. Et oota, ma pean kontrollima, kas ma mikker üldse töötab. Töötab küll. Niiviisi. Ja nüüd ma siis vaatan, kus meil see asi siin oli. WRC see ennustuse teema. Ja seal mina pean ka ennustama, muidu on asi jama, sest mina alla ei ole andnud. Ma olen seal muidugi väga taga kaugel lõpus, aga kurat, mille kaudu ma sisse logisin sinna. Ja aga ma alla ei anna, sellepärast kõik võib juhtuda. Kui ma praegu täppi panen, siis on täiega äge. Seal ei saa mitte keegi mitte midagi mulle öelda. Ja siis ma olen võidumees, aga no minul on see kehv asi, mina auhinda võtta ei saa. Mina pean selle auhinna kahjuks ära andma, sest kui ma ise saan auhinna, siis on korruptsioon. On ju niimoodi. Mina olen 150 esimesel kohal, tõusin 2 kohta ainult. Kuigi eelmine ralli alguses mul seal viskas vingelt ülesse poole, aga siis läks kõik tuksi ära, Aga okei, hakkame siin seda prediktsiooni tegema siis, et siis ongi nagu hea. Et see ongi üksiti siis niimoodi, et oota, ma võtan prillid, sinimust-valged prillid kõigepealt eest ära. Sinimust-valged prillid võtan eest ära. Niiviisi, sinimust-valged prillid võtan eest ära. Panen tavalised prillid ette, et siis ma näen. Ja mis ma ütlen? Mina panen, mis see asi esimene on siis, ralli top 5. Ja mina top 5 tehke või tina, ma ei saa kuidagi teisiti, ma pean ikkagi panema Ott Tänaku. Sellepärast põhjendan. Otil on hea stardikoht, on 4. Okei, Kalle Roomperal on 3, ei ole ka juba väga viga, aga siiski Otil on natuke parem. Ja ma loodan selle peale, et äkki Roompere ei saa jälle seal kohe algul ennast niimoodi ära sätitud, et on selle rehviga mingi teema on, mida ta räägib ja siis on südasi nii kui on. Nii et ma panen, Oti panen S-aks niiviisi. Kuna Ogier sõidab ka ja temal seal eessõitmisega kogemus on ja ta on niivõrd kaval vend, siis ma julgen panna igatahes Ogieri teiseks. Panen Ogieri teiseks. Nüüd tegelikult oleks panna, jumalast õige oleks panna Kalle Roompere 3. Aga ma siiski arvan, et kuna Neuvilli stardipositsioon on parem, siis ma panen tegelikkuses 3. panen Tiri Neuvilli. 3. panen. Sest eks ta tahab ka panna, aga kusjuures ma arvan, et seal peab seekord olema juba selles mõttes tiimimäng, et Otile peab tiim andma vabad käed, et Ott paneb nii palju, kui tahab, kuidas ennast tunneb ja nii Neuvill kui Formeau, et nendel öeldakse niimoodi, et pange nii kõvasti kui saate, aga kindla peale ilma riske võtmata, liigseid riske võtmata. Et nagu turvata, et okei, Otil on seal võimalus punktide peale, ütleme nagu tiitli peale sõita, et siis okei, Ott vajutabki, et kui õnneks läheb, on kõik hästi ja kui õnneks ei lähe, siis taga on 2 autot kindla peale nagu okei tulemas. No mina arvan, mina teeksin siukese värgi, et siukese
teeksin. Nii, ja siis meil on 3 esimest on olemas ja 4. ma panen siis Rovanpera. Mitte midagi teha ei ole, mulle Rovanpera vingelt meeldib, aga see aasta ma arvan, et on ta ei ole nagu praegu siiamaani nii stabiilne olnud, ma panen ta 4. Ja siis okei, ma muidugi ei tahaks väga liiga kellegile teha. Tegelikult võiks ju panna nagu Formeau 5. Aga ma arvan siiski, et seekord kurat, Delfin läheb esimesena stardib. Ei, ma panen, ei ole, ma teen niimoodi, seekord ma teen hoopis hullu triki ja seekord ma panen Sami Pajari, jah. Sami Pajari panen 5. See on natukene hullumeelne küll, aga võt nii saabki. Ma panen Sami Pajari 5. Las olla siuke väike riskifaktor ka õhus, nagu ütleme. Nii et okei, nüüd saame siis järgmise asjanduse teha. Aga siin kohas ma veel ütleks, et vaat siin Sesks on ka nüüd stardis ja nagu välja tuleb, ma nüüd kuskilt lugesin, et Sesk ütles nüüd enne rallit niimoodi, et pole õrna aimugi, mis saama hakkab, et ta on üleüldse esimest korda Kreekas. Ta ei ole Kreekas kunagi varem sõitnud. Nii et selles mõttes tal saab ikka väga raske olema. Ja just, no üks asi see, et on uus kõik. Aga teine asi on see, nagu eelmine kord oli, et kohe teisel katsel ennast Sardiinias ära kustutas, et tal on täpselt sama, nagu ma ütlesin Virvesele Linnamäele, umbes peab hakkama minema niimoodi, et tõusvas joones, et lähed alguses kindla peale, siis hakkad tundma, hakkad järjest rohkem panema, et mitte niimoodi, et kohe sinna paugutama, et kui ta kohe paugutab, siis ta eksib ja ma ütlen, siis ta tõmbabki endal selle aastaga kriipsu peale, ei ole, sest enam järgmine aasta tal sihukest võimalust enam sõita ei ole. Kuna ma lugesin veel kuskil, et sellel Joshual on põhimõtteliselt Iiri sellest, kuidas see on nagu meil see EAL, et nagu selle autospordiliidu poolt on lihtsalt nagu toetus tagatud, nii et järgmine hooaeg ta saab Fordiga täis hooaja jälle teha. Nii et võt, tuleb olla õpihimuline ja sõita kindla peale, et Sesk on entukad täis ja tahab ilmselt moodi tõestada, aga sellise lähenemisega kuskil ei saa, sest eelmise aasta see Läti oma ja Poola sõit, need olid küll vägevad, aga need olid teed, kus peal ta oli sõitnud, mis teid ta tundis niimoodi, et ma olen 100% kindel, et kõik need Läti teed tehti ka vastavalt sedasi, kuidas Seskile meeldiks või oleks, et ma arvan millegi pärast niimoodi. Nii et see selleks. Nüüd ma paneme siis selle Power Stage'i punktid ka veel. Kelle me Power Stage'i võitma paneme. No, kurat, siin ma nüüd arvan niimoodi, et kui arvestada seda, mis eelmine Rovanpera näitas, siis Rovanpera võib-olla saab nagu lõpuks selle auto enda all seal niimoodi mugavaks. Ta on siis leidnud üles nagu, et siis ta Power Stage'iga võtab ära, ma arvan. Teiseks ma arvan, et tuleb Ott, sest ta pingutab seal kõvasti, aga natuke jääb Rovanperale alla. Ja kolmandaks panen seal küll, panen, kelle ma panen, kuli vaim. Ogieri panen, jah. Tal pole seal kaotada midagi, nii et ma usun, et küll ta vajutab. Nii et see oli minu ennustus avalikult kohe otse eetris tehtud just nagu. Niimoodi, et siis ei olegi muud midagi. Niimoodi, ja siin on veel lisaküsimus, kas Hyundai võidab kohe esimese võidu, ja võidab. Niimoodi, kas Toto juhib reede järjel 3 punktiga? Ei. Niimoodi, et vaatame. Nii et ma ütlengi, selles mõttes ma ei oska midagi, aga mis ma tahaksin siin Rally Estonia kohta öelda,
seoses sellega, et peale Kreekat on Rally Estonia, siis võtame niimoodi, et ma olen natuke üllatunud, et seal, nagu ma aru saan, et ainult 41 autot on kokku stardis, et see on kuidagi nagu lahja võitu, et huvitav, mis see põhjus on, et kas ütleme, sõitjatel pole mune, et nad ikkagi ei julge siin Eestis sõita või värki, et no ma ei usu, et nüüd see sõitmine nii palju kallim on kui kuskil mujal. Ma usun, et seal ikka ühte samasse auku. Aga lihtsalt see, et need teed on võib-olla nii rajud, et nad lihtsalt pole mune neil, et sõita siin. Et siis hoiavad Soome jaoks, et Soomes ollakse võib-olla rohkem sõitnud. Ma ei kujuta ette niimoodi, et võt seda on huvitav oleks kuulata, et Urmo Aava jagab siin igal pool igas intervjuusi värki, aga nagu, et mis ta arvab, miks nii vähe on. Ja muidugi Powerstage'i saade võiks nagu öelda, mis nad arvavad, miks nii vähe on. Parkvermee omad võiksid öelda, no keegi võiks öelda, mis nad arvavad, äkki nad teavad, milles see point võib olla, et seal võib hoopis mingi lihtsam point olla, et kõik valivad oma lemmikrallis seal need ralli 2 autod ja WRC 2 autod ja siis lihtsalt neil ei ole see lemmikute hulgas ja nad tulevad üldse üritama, et kui neil on seal 6 rallit läheb kirja, et 7 sõidavad ja 6 paremat läheb kirja või kuidas, no vahet ei ole. Et no igatahes väga imelik kuidagi, 41, et muidu nagu kõik räägivad, igal pool neile vingelt Eesti ralli meeldib ja puha ja nüüd siis niimoodi nagu vähe. Ma ei ole muidugi seda nimekirja täpselt vaatanud, et kui kõva seal see konkurents on, aga no ma usun, et konkurentsi jätkub seal nii, et rubla eest kohe, nii et muidugi üliäge oleks näha, kui siin Eesti poisid võtaksid poodiumi peal kolmikvõidu, et see oleks äge, et Linnamäe, Virves ja Egon Kaur, et see oleks nagu ütlemata äge. Aga no eks seal tuleb ka andmist kõvasti, et ma usun, et eks Solberg on, ma ei vaadanud, kas ta sõidab, aga küll ta sõidab. Et seal on neid kõvasi nõudlejaid küll ja veel, aga tegelikult oleks ju jumala äge, kui poodiumi peal oleks 3 Eesti venda. See oleks ikka ülikõva, üliraju oleks see. Aga noh, elame-näeme ja eks siin tuleb nädal enne on veel Rally Estoniat, see Lõuna-Eesti ralli ka, ma ilmselt moodi kogun ennast, et ma ikka tahaks ka kohale minna, et ma üritan, väga üritan, et vaatan, kuidas see kõik õnnestub, aga ma tõsiselt väga üritan, et midagi ei luba, aga natuke luban ikka, sest ma ise tahan minna, et ei ole ju väga hullu tegelikult 2 päeva, et noh, laupäeval saad koju tulla, pühapäeval tööle minna veel viimase reisid ja siis enne Rally Estoniat, siis ma saan nagu vaba nädala. Et tulen tagasi, siis panen kohe Rally Estoniale ja siis saan pärast kodus veel puhata natukene, et igatepidi äge. Aga niimoodi, et olge siis tublid. Aitäh Askome Reitsule. Tema poolt on 4 päeva rallipass, jäi teile kõigile meelde. Tore, et te ennustate ja loomulikult muidugi, kellel on tahtmist võimalus, siis võiks ka toetada nagu mingi auhinnaga välja panna, mida saaks kellelegi jagada, et siis oleks nagu hästi tore. Et noh, tegelikult see X1R, mis see vedelik on, see kulumisvastane vahend, mida mootoriõli sisse niimoodi panna. See on selles mõttes äge asi, vaid Baltoil on selle maaletooja, aga teda, kus teda müüakse. Ja minu käest on jumala palju küsitud ja siis ma olen ütlen niimoodi, et ma olen just nagu reklaami teinud, saatnud kliente ja ma tean mitmed, kes on ostnud. Näiteks Motonetist ja Fiskus on see autoosade poolt, kus seda müüakse. Võib-olla müüakse mujal ka, aga seda ma ei tea täpselt, aga ma tean täpselt, et Motonetis ja Fiskuses, kurat ma ei saa öelda, et seal müüakse niimoodi, et need poed peaksid ka mõtlema selle peale, et võiksid mõne auhinna mulle anda, mis ma saaksin välja jagada. Muidu ma siin inimesed minu käest küsib, kus saab, mina juhendan, kus saab ja tee müüte ja siis tee ühtegi väikest toredat auhinda ei taha kellelegi rallifännile anda, tead. Aga noh, see selleks, see on mõtlemise koht, ütleme niimoodi. Aga okei, pikalt ei lobise,
te kõik olete väga kurnatud siin jaanipäevast ja nüüd tuleb rallinädal veel peale ka niimoodi, et ei ole siin kerge see meie elu. Nii et, aga okei, oleme tublid ja kohe-kohe läheb adrekas täiega üles ja saab lahe olema niimoodi, et ma usun, et tuleb väga vinge nädalavahetus jälle ja loodame, et kõik läheb ülihästi. Nii et tšau, Piip ja prillid, nagu amatöör räägib.